Ehk siis terake taaskord põllumoodul ja põllutööde planeerimine. Juba on mul valitud siit 2023. Hetkel on nimekirja vaade. Siin on näha üks töö või planeeritav töö hulk. Vaade võib olla ka selline plokkvaade. Ja kuidas lisada siis uut? Saagiaastate all on nupp lisa uus ülesanne. Tahan seda teha siis 2023. saagiaastasse. Lisa uus ülesanne. Valitud on saagiaasta. Kui see oleks midagi muud, siis ma avan selle rippmenüü ja teen siit valiku. Töö nimi, mis ma seal teha tahan. Ehk siis, ma valin siit lihtsalt näiteks saljastus. Kui mul mõned sellised tegevused puuduvad, siis ma saan täitsa siit plussmärgiga uue lisada. Paneme näiteks väetamine. Väetamine, klienti ei ole, võin ka siis öelda kevadine, mingisugune lisainfo, mille järgi ka hea üles leida. Ja salvesta. Nüüd avatakse mul siin veel allpool seosed. Ehk siis kasutusel on need kultuurid ja PRIA taotlejad, mis on sel aastal või saagiaastal mõnele põllule määratud. Ja saan siit nii-öelda kultuure valida. Või siis PRIA taotleja kaudu või kui mul oleks piirkonnad, siis piirkondade kaudu ka. Üks võimalus on valida siit näiteks siis mingisugune kultuur. Valin siit lihtsalt hernes. Salvestan selle seose. Aga seda kõike võib vaadata siis nüüd ka põldude kaupa, et kui ma selle seose salvestasin, siis siia ka põldude alla tekkis kohe 10 sulgudesse, mis tähendab siis seda, et need, kus olid hernes kirjas, siis sisalduv valimis on nüüd näha. Kui ma seda seost ei tee salvesta põldudega, siis mul ei ole otseselt nii-öelda ühtegi põldu veel valitud, aga ma saan teha seda valikut ka siis veel siin. Näiteks kas otsida mõne kultuuri kaupa, on see siis nüüd hoopis kanep või näiteks ka taotleja järgi ja nii edasi. Et saan nii-öelda teha siit selliseid valikuid. Või siit rippmenüü kaudu, näiteks ainult selle taotleja kaudu või siis näiteks ainult maisipõld. Või siis paneme siia kanepi juurde ja nii edasi. Et mul tekib siia ka sellised nii-öelda valikud rippmenüüdesse. Ja saan siis teha vastava valiku kas siis juba ennem, järgnes ainult 3 põllule ja lisa kõik märgitud. Nüüd on siis valikus need 3 põldu. Ja põhimõtteliselt, kui ma nüüd läheksin uuesti seda nimekirja või plokkvaadet vaatama, siis meil oli siin väetamine, need 3 põldu muudavad mulle selle sama vaate ja klahvi, mis ma tegin. Mul jäid lisamata näiteks veel, olen nüüd selle ajakavaga lähemale jõudnud ka materjal, saan öelda ka materjalikulu, näiteks AN-i kulunormiga 200 kilohektari. Et sain ka teha nii-öelda sellise valiku, sellise lisamise veel juurde, et olen sinna lähemal. Ja kui nüüd ma veel järjest nii-öelda lähemale hakkan ajaliselt jõudma, siis ma mingi hetk tahan võib-olla seda ka lisapõllud kalendrisse. Vajutan lisapõllud kalendrisse. Need olid need 3 põldu, mis ma ennem valisin. Ja mulle avatakse siia alla siis ka kalender. Ja kui ma need põllud kas kõik valin või siis ühe kaupa või 2 neist ja valin need kuupäevad, kas ühe või mitu, kuhu ma seda tööd lisada tahan, näiteks nendele 2 päevale, lisa 2 põldu kalendrisse sellele perioodile, siis tekkisid siia ka tööd. Hetkel ma jätsin lisamata töötajad, masinad ja nii edasi. Kui ma näiteks nüüd valin selle põllu ja ütlen, et paneme siia terake, töö nimi, väetamine, see oli tegelikult ka olemas, mõne traktori ja haak ja riista. Ja nüüd lisan siia 1 ja kõik kalendrisse. Nüüd tekkis siia ka kõik see muu, ehk siis haak ja riist ja traktor ja nii edasi ja töötaja, kellele ma selle töö juba lisan. Juba planeeritud põllud on ka mul näha, kuna planeerimata põlde enam ei ole, siis juba planeeritud põllud on siin